Täna on 8. detsember, Saaremaa loomaaia kanal ja minu taga on Mirge ja Raju ja meie oleme siis Tallinna loomaajas, kell on... Risto ütles just, et me oleme Tallinna loomaajas, tegelikult oleme hoopis lennujaamas. Jah, tegelikult me oleme lennujaamas, me oleme liiga väsinud lihtsalt. Loomaaed on keha ja vaim ja siis ei tulegi muud sõnad enam meelde. Kell on 1 läbi või mingi 1:30 öösel, kell 3 läheb meie lend ja meie sõidame Egiptusesse. Et meil on natuke aega veel ühesõnaga, aga üritame siis leiutada endale siukse väikese puhkuse. Vaatame, kas välja tuleb, ehk tuleb. Aitäh! Sa oled ikka väsinud. Tere hommikust, nüüd me oleme jõudnud siis Egiptuse maale. Me jõudsime eile hommikul, aga kuna minul oli eelmine öö magamata, tänu see, et mul oli bändimängija, siis oli muidugi järgmine öö seal, kus me olime lennujaamas, siis me olime lennukis, siis me maandusime hommikul kell 7 siin kuskil või umbes selle kandis, siis ma võtnud siit kaamera kätte, sest nagu see oli lihtsalt väga zombi tunne, mis siis, et päike oli, see aitab kõvasti kaasa, aga nüüd on hommik, ma olen esimese öö maganud, jube imelik on olla, selline vedel Raju alles magab. Aga me oleme siis Sharm el-Sheikhis ja ongi kell on umbes 7, hakkab saama hommikusöögi. Vaatan siin all, inimesed lähevad hommikusöögile, aga päike juba paistab ja tegelikult ilm on okei. Et tuuline on natukene, aga seda me teadsime, et on natuke tuuline. Ma jõudnud võtama kohvi, meil on kohvitassid kaasas ja meil on kohvi kaasas ja meil on oma kokku pandav veekeete kaasas. Et ma arvan, et praegu on mingisugune 22 kraadi sooja võib-olla, pluss päike, et see on täitsa kõva sõna juba. Ja muidugi meie hotell, Queen Charm on meie hotell, natuke selline väsinud on, nagu on kirjas, aga me ei vaja midagi erilist ja Eesti standardit järgi väsinud teha, aga meri on seal samas all, et see läheb, see hotellikompleks läheb põhimõtteliselt. Et meie hommikusöök, õhtusöök, lõunasöök on kõik seal, kus nüüd kohe tuleb kleidiga tädi. Seal on hommikuseöök asjad on ja siis see kompleks läheb sinna ookeani kaldale, see on meri, see on punane meri, et sinna kaldale välja. Et selline suur hotellikompleks ja siis tundub, et me vedame nagu sellel hotellialal seekord see reis nagu rohkem aega kui tavaliselt, seepärast meil on Raju kaasas ja see on nagu ikkagi lapsega reis. See tähendab seda, et ongi vaja sellist hotelli, kus on basseinid ja meil on hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök ka tegelikult hinna sees, pluss siis mingid rannas need baarid ja asjad ka, kus sa võid tegelikult minna ja võtta siis selle käepaelaga lihtsalt, mida süda ihkab. See teeb nagu selle koha teeb kohe muretuks, et kas laps saab süüa või ei saa või sa ei pea nagu muretsema selle pärast. Aga meri on põhiline asi, mille pärast inimesed tulevad, mille pärast meie ka, me tulime päikese pärast, et me saame korraks eemale, päike ja meri muidugi, seal on need kalad ja asjad. Ma võtan GoPro sinna kaasa, et ma näitan kindlasti, mis seal toimub. Aga kuna meil on selle koha pealt päris palju vedanud, et Raju üks vanaisa elab siis siin samas Sharm el-Sheikhis ja sellest hotellist selline 5 minuti kaugusel tegelikult. Et siis meie saame minna natuke ikkagi seiklema ka, sest me Mirgega oleme sellised, kes tahavad ikka ringi konnata ka, et natuke ikka lähme vaatame tõenäoliselt peduine ja käime kindlasti vanal turul ja kus vähegi võimalik, võtan kaamera kaasa, igal pool siin ei saa, igal pool nad ei suhtu hästi, et kaamera kuskil on. Mul on siuke väike kompaktne kaamera, et äkki on natuke ikka kuskilt saame piiluda. Aga esmatähtis ikkagi on see, et me saame korraks. Me ei ole pikad siin, me oleme nädal aega, ehk siis 7 päeva kokku on meie reisi pikkus. Aga esmatähtis ikkagi see, et me saame korraks natuke eemale, natukene lihtsalt olla loomajast eemale, vaatame, kas see õnnestub ka, et ehk.
ja natukene kosume sellest mõnest ööst nüüd. Et hääl tuleb tagasi ja aju tuleb tagasi ja mõtted tuleb tagasi ja aga sellest on tore, ma ütlen, hommikusöögis me ei ole käinud veel, aga lõunasöögis me käisime eile ja õhtusöögis me käisime eile, et süüa on, selles mõttes on nagu lahe, et valikud on värskid, asju on palju. Me ei oska nagu vinguda midagi, et kui keegi mingit ülimat luksust tahaks näiteks tubadad asjad, siis ma ei soovitasi tulla, kui seda lihtsalt nagu rahulikku puhkus endale, siis on jumala nunnu. Mina arvan, et see hotell on täpselt oma hinna ja hinnakvaliteedi suhe nagu paigas, et selle raha eest, mis me siin kulutame selle 3 peale, et siis tegelikult on ta täiesti seda väärt või siis lihtsalt, ma ei tea, me ei ole siin ju ka käinud erinevates hotellides, ma ei tea, võib-olla kellelgi on mingi sama raha eest parem kogemus, aga vaevalt, et me tegelikult otsisime seda hotelli päris kaua ja lõpuks ma andsin tegelikult Ristole ja Rajule valida paari hotelli vahel ja siis see valik sai suht ühtselt tehtud, vaadates siis erinevaid tagasisidesid ja ma arvan, et tagasisidede osa on päris oluline, seda ütles mulle ka Airguru reisikonsultant, kes juba meile ka Sri Lanka reisi tegelikult aitas kokku panna ja appi mingi sääsk. Et kärbes, ta tuleb täiega närgita mind. Et tuleb vaadata neid tagasisidesi ja selle järgi me valisime ja mina olen küll selles mõttes suht rahul. Võib-olla Sri Lanka see hotell tõi seal ootus ja soojamaa hotellide osas nagu tagasi, et Eestis ootaks 4 tärni hotelli eest rohkem, aga siin on täitsa okei vist. Ma pigem arvan. Oluline, et meri on lähedal ja see on lahe juba. Sama raha ees kuskil keset seda natuke naljakat linna küll ei tahaks olla, ma arvan. Et see ei ole ikka mingi luksus siin, see linn. See on ikka selline agul. Pigem on agul, kui sa lähed nagu sellest hotellikompleksist välja, siin tundub nagu selline kõik on peenutsemine, fancy ja tuled ja viled ja sirge on kõik ilus ja puhas ja siis sa lähed sinna linna poole, siis on selline naljakas natukene. Minu meelest on veider, et sõidad ilusat suurt 4-realist maanteed või oli 6-realine, mina ei mäleta palju selle. Kõik on fancy ja siis järsku on kõrb, siis on maja, siis on kõrb, siis on majad, see on naljakas. Et siuke nii tehislik kuidagi, aga palmid on ja soe on ja tore ja. Nii, meie siis lähme oma hotellis, lähme randa korraks. Täna ei ole rannailm tegelikult, on niisugune pilvine, aga kuna me lähme varsti seiklema, et Andres tuleb kella 11 meie hotelli ette, siis meil on 2 tundi aega ja me lähme siis norgeldame natukene, et päevitamisilma niikuinii ei ole, et on niisugune natuke pilves ja homme on soojem, pilvitu ja tuulevaba ja siis me homme teeme nagu rannailma, praegu lähme lihtsalt teeme väikse snorkli ja siis lähme seiklema. Aga see hotelliala on üldiselt, ma ütleks ikkagi suur, aga tegelikult vist siin Sharm el Sheikhi kohta tegelikult ei ole väga suur hotelliala. Aga me lähme nagu meie toa juurest rannani on niisugune 100 meetrit kindlasti, et võib-olla isegi natuke rohkem, aga see ongi see kõik see hotelliala, seal on lastele on igast mingid basseinides need torud asjad ka, et sa saad nagu torust alla lasta, et nagu ma kujutan ette, et lastega peredel on päris fun siin. Üldiselt suhteliselt ikkagi puhas, ei ole nagu, nad ikkagi näevad vaeva, koristavad ja sügene, ma olen kunagi varem ka Egiptus käinud, aga see oli väga ammu, üle 10 aasta tagasi vist, ja siis oli ikkagi sügene räpasem see olukord, et nad on ikkagi arenevad kevasti selle koha pealt. Et näe, siis seal on meie hotelli alumine osa, seal on üks registratuur, meie poole peal on ülevalpool registratuur, mis läheb nagu tänavale, et see on 2 osa, et on see, ja ma saan aru, et see, mis on allpool, see on uuem, meie oleme natukene vist vanemas osas. Nii palju, kui ma nagu aru saanud jutust, ega see ei pruugi üldse nii olla. Jah, me oleme nüüd nagu justkui nagu teine päev siin on ja esimene täispäev, see on lihtsalt silmi lahti, ei saa, kui päike välja tuleb, seepärast, et me oleme Põhjamaalt tulnud ja meie päike on nii peidus ja siin on nii here, siin on kogu süsteem käib niimoodi, et sa saad kaardi ja siis et saad kaardi ja siis saad selle eest nagu võtta puhta rätiku, kui sa randa lähed. Et sügene
boksid on seal, annad oma kaardi vastu ja siis saad rätiku puhta ja siis, kui tood musta rätiku tagasi, saad oma kaardi uuesti tagasi. Et sükene, et keegi rätikuid, rannarätikuid tuuri ei paneks tõenäoliselt. Et sükene huvitav süsteem. No, loogiline ka, selles mõttes muidu kõik rätikud lähevad kaduma ja nii edasi, et need on kõik puhtad rätikud, see tünn on ka täis, mustad lähevad sinna ja siis siit saabki minna randa ja siis on hävitamisala on seal ja siis alla saab minna veel sükene, et korallirand on siin väga võimas. Hästi palju kalu, igal pool on see natukene erinev. Muidugi on see, et inimesed oma olemusega turismiga on kõvasti hävitanud see koralli, selle vastu aga nad kaitsevad nagu päris hoolega, vähemalt nad üritavad. Et sa sinna koralli peale minna ei tohi, kogu aeg on vilega vend jälgib selles mõttes, kes kus ujub, et kui sa ei tea, kus ta kohe vilistab, sa ei tohi sinna minna ja sa saad nagu vaadata, aga nagu ikkagi lõhkuda ei tohi ja see on nagu hästi armas. Et nad tahavad proovivad seda säilitada, sest nad teavad, et see on see, miks inimene siia tegelikult tuleb, on see meri ja siis, et see on nagu nende jaoks väärtus. Ma arvan, et see on, ma ei tea, kui uus asi see on, et nad seda kaitsevad, aga armas, et nad kaitsevad. Põhimõtteliselt siin on niimoodi, et hästi äge, sa saad minna kohe siis nagu selle ujuva silla pealt lähed, et see läheks sinna, et koralli ei lõhuks, ja siin on nagu poid pandud, poidest liikuda mööda ei tohi, et ujuva silla pealt lähed sinna otsa, sealt lähed siis vette, siis seal on see koralli äär on seal samas olemas, sealt läheb alla kohe, 60 meetrit julgelt läheb seda otsa alla sügavust, vahele me vaatame, siis siin samas eespool saad ujuda nagu nendest poidest siinpool, see on nagu justkui liiv või surnud korall, aga see kõik ülejäänud, kõik elus korall ja sinna peale minna ei tohi. Ja see on hästi armas. Jätad kiiresti, jah? Oota rõu. Nii, meie oleme siis keset teed nüüd. Meie hotell on seal pool. Suur. Ja nüüd tuleb joosta ülekäiguradadest. See mõttes siin ei ole ülekäiguradasid, nendest võib nagu unneha ja pole ka vaja. Sest kõik piibutavad, kõik teavad, kes kus on ja siis tuleb lihtsalt enda korda oodata. Ja nii on ja nii jääb. Me lähme nüüd vanale turule. Et see mõttes. Tänavad on kastid, tuvid, kaubitsejad on igal pool ja need poed ja need on hästi pisiksed ja väiksed nunnud. Et alguses sa võid nagu mõelda, et need on lihtsalt mingid kohad, aga need ongi poed. Et meie maailma mõttes. Aga täna on mega tuuline ja seal tagapool sajab, mis on nagu tegelikult ju kõrbe jaoks nagu väga haruldane kunagi. Ma ütlesin, ma olen Egiptuses käinud kunagi, varem see oli niimoodi iga 10 aasta tagant tuli mingi korra vihma, aga nüüd on kliimamuutus on ikkagi nii suur, et praegu siis igal aastal umbes korra sajab. Et me saime 3 piiska ka, rohkem ei ole saanud ja ka Andres ütles, et Raivo vanaisa siis, et põhimõtteliselt siit läheb ikkagi kogu aeg nagu mööda see vihm, et harva, kui siin seda peaks juhtuma. Et nüüd me oleme ühesõnaga turul, kuna täna on tuuline ja on nagu jahedam ja pilvine, siis me oleme seikleme turul kuskil, et lihtsalt seepärast, et homme on nagu soe ja ilus ja väikseline, siis me läheme kõrbesse. Et kuna Andresel on siin igast põnevaid tutvusi, siis me tahame minna beduinidele külla, kes on siis niinimetatud päris egiptlased, kellel on luba kala püüda ja kõiki muid asju, et lähme vaatame, kuidas nemad elavad, et see on niisugune hästi põnev, et natuke saame ikka seigelda ka. Muidu me mõtlesime, et me väga palju seiklemist ei tee, kuna meil on Raivo kaasas. Lapsega seigelda on alati niisugune, aga Raivo tahab kaasas käia, nii et kõik on hästi. Et me pole küsinud, jah, kas ta tahab kaasas käia, aga mõne seikluse päeva teeme ikkagi, et me jõuame seal rannas ka olla, et kui nagu täna hommikul käisime ka snorgeldamas. Mirge tegi kus juures esimest korda elus snorgeldamise.
väga äge on jah, tegelikult jah, väga äge, sest see meri on ikkagi see, mille pärast inimesed siia tulevad on ja et kõige ligirikkam koralli on palju, muidugi on neid kohti, mis on inimeste poolt korall tapetud juba, aga ikkagi siin on nii palju kalu, nii palju koralli ja see korallirand jookseb siit äärest niimoodi väidetavalt kuni vist 160 kilomeetrit või midagi sellist. Et see on ikka karm, Punane meri on ilus, et õnneks ei turist ei tohi siin kalastada ja neil turismipiirkondades ei tohi kalastada, et kalastada võibki ainult egiptlane, mitte egiptlane, vaid peduin on ja et see nagu seda natukene neid kalu ja neid koralle kaitseb ka, et nad ikkagi peavad lugu sellest, et see on nii tore. Nüüd me jalutame jah seda pikki seda tänavat. Mulle meeldib hullult vaadata seda, et igal pool on need savipotid, need on puruks igal pool ja et see savi on ju minu teema. Ma olen ühe korra näinud seda, kus savi tehakse siin. Aga me oleme siis Sharm el Sheikhis, nagu näha, siis taga on hullult vinged mäed kõik. Et Sharm el Sheikh, me vaatasime, kui tulime, siis terve see ala on tegelikult ümbritsetud kaugel, kuskil kõrbes niimoodi läheb betoonmüür ümberringi ja siin on ainult mingi 4 väravat, natuke rohkem, 4-5, umbes niisugune mõned väravat, kus saab välja tegelikult ainult Sharm el Sheikhist. Et ja sealt nagu tavalist turisti niisama välja ei lasta ja see on ikkagi sellepärast, et kaitsta siis turisti, et siin oleks turvaline, et oleks kontrollitud. Et isegi avastasime seda, et kui me hotelli juurest läksime Andres auto peale, kes siis nagu, keda nad ei tea, nagu Egiptuse numbrimärgiga auto, siis nad kohe tulid küsima, mis toa number ja kuhu me läheme. Igaks juhuks, et neil oleks, kui keegi, kuskil, isegi kui keegi ära kaob kuskil, et siin oleks nagu mingisugune andmestik olemas, kes viimati nägi, kes kuhu läks, et ja isegi auto numbrimärk pandi kirja, et selles mõttes hästi armas, et nad ikkagi hoolivad oma turistidest, see on nagu, et oleks võimalikult turvaline ja nagu see nagu säilitab seda, et siia inimesed ju tulevad ka. Sain teada eile, et siin käib aastas kuskil 40 miljonit turisti. See sama koha peal siin, et see on ikka päris jõhker arv. Et kui me mõtleme Eesti peale, kui vähe meid on kokku, on ju, et see on äge. Läheb üle teele, et siin on liiklusmärkides pole aisugi. Ainuke asi, mis liiklust üldse kontrollib, on niisugused suured lamad politseinikud. Ja mõnes kohas need on nagu tõesti suured, niisugused, ma ei tea, ma ütleks, et mingi 30-40 sentimeetrit peal kõrged. Et sa pead maha võtma lihtsalt, et seal ei ole muud võimalust. Sest see on ainuke asi tõesti, mis neid kontrollib, et nad ei kihutaks või et oleks mingi kord. Nad viibutavad hästi palju, virgutavad tuledega igale vennale, kes autoroolis on või tänaval kõnnib, antakse märku signaaliga, et siit ma tulen, siit ma lähen. Ja see nagu on niisugune, ja endal peavad olema silmad, et sa pead vaatama, et keegi su auto sisse sõidaks ja et kui sa tuled kuskilt, keegi järab tee peal ette, siis see on nagu ise oled süüdi, kui sisse sõidad, et see on niisugune liiklus on päris huvitav. Ja turvavöö peab olema peal ainult siis juhil, väidetavalt. Aga tegelikult seda ei vaadata ikka. Ma vaatasin, et politsei võib-olla see kõrval ka, turvavööd ei pea peal olema. Meie kõnnime nüüd vanal turul ringi, mis teoreetiliselt ei ole üldse nii vana, et ta on ikkagi 50-60 aastat. Sest siin nagu, ei olnud enne seda, kui turismi aeg hakati ehitama, siin ei olnud siin suurt ju midagi. Aga äge on, selles mõttes praegu alles elu on ju, kuidas nüüd öelda, pooled alles magavad, sest on kell on mingi 2-3, ma ei teagi palju on, aga siin on õhtul on kindlasti väga hea põnev melu, aga kõik ikka lõikan varbaküüsi tänaval, aga see on niisugune melu on nagu igal pool, selles mõttes on hullult tore. Ma kujutan ette, et see ongi niisugune turistidele tehtud, kõik üritavad seal midagi kaubelda, et ma arvan, et tegelikult seal kuskil tagatänavatel on tegelikult see kaup tunduvalt odavam, aga siin on nagu äge lihtsalt vaadata. Me ei ole ise teab, mis suured kaubakoju vedajad tegelikult. Mulle meeldivad, meil on niisugune traditsiooniline turist, ehk siis meil on magnetid igalt poolt ja tavaliselt me otsime mingid riided või püksid, mida saab kanda, sest mul on praegu ka Sri Lanka püksid jalas, et ma hullult kaifin niisuguseid lohvasid pükse. Ehk siis ma tõenäoliselt osan siit ka mingid püksid kuskilt kaasa, tõenäoliselt mitte siit turu pealt, aga lihtsalt Egiptusest kaasa.
Aga mõnus on jalutada. Praegu on see aeg, kus ei ole üldse nii palav, on niisugune T-särgiga ja õukeste pükstega olla täpselt õige. Mina higistan ikka, et niisugune soe on päikese käes, aga mitte niisugune liiga palav, et ei ole 40 kraadi. Aga niisugune äge, mõnus, hästi rahulik, tegelikult üllatavalt rahulik. Et ei ole nagu turisti palju ja ei ole väga liiklust ka. Aga seda enam sa jääd nagu kauplejatele kindlasti ette, et nad tahavad sulle midagi kaubelda. Päris julm on see, et kõik üritavad rääkida vene keeles kohe. Et siin käib ikkagi venelasi, enamus turist on venelane ja kõik räägivad vene keelt ja see, et keegi ei räägi vene keelt, nende jaoks on üllatav. Meie ju ei räägi vene keelt ja et nad üritavad hullult pakkuda ja muidugi Egiptuse raha eest, naela eest käib asi ja käib dollari eest, et dollarit võtavad kõik vastu ja niisugune, ma ütlengi, hästi huvitav, et nad ikkagi eeldavad, et kõik on venelased. Muidugi praegu on kõige õigem aeg osta mangot, et mangoaeg on põhiline, et hästi palju mangosid on, mango on odav praegu ja hästi maitsev, ehk siis mangot me sööme tõenäoliselt iga päev, iga õhtu. Et see on hästi tore ja tatleid pidi ka olema praegu palju, et värskeid tatleid ma tahan küll kaasa osta, et minu jaoks uudne kogemus, et ma ei olegi nagu värsket tatlit söönud, et kuivatatud kujul on neid igal pool ju müügil on ja, aga see värske tattel oli ülimaitsev, nagu päriselt ka maitsev, ma ei nii üllatunud. Only now crystal, you're making a camel, okay? What are you making? Making now camel. Camel, okay. Look, first legs, second, 3 legs, 4 legs, stomach, and neck, your hand, and hand, your hand. Now, my friend, you're making pyramids. Ma tulen siit teistpoolt, ma näitan sulle. Näed, siin on lausa ojad voolanud, näe. Ja nii, aitab küll. Jah, päris tugevasti on kinni hoidma. Anna. Alguses jah. Hullult kõrged on. Ma teate, kuidas vahetevahel mul on ikka kaamerid solvanud mind täiega kohe. Mina tulen värskete kapsaste lehtedega, et võtab 2-3 tükki, siis vaatab mulle otsa ja hakkab seda kuradi okastraati sööma jälle täitsa siin idahavu kapsast. Ägev. Nüüd oli väga tugev. No sul on väga hea päev täna. Täna on väga hea päev. Oma hambaid, mis on väga ilusad. Kuule. Aga võta siit leiba ka näe. Palun, aitäh sulle. See on küll... Tuleks nii rõõmsaks näost. Muidugi läksid, on ju. Kurat, aga ma sain... Mulle maali kaamer. Jah. Au veel või? Muidugi ta tahab. Kes talle jõusööta annab siis? Oot, siin on lausa jahu peal või? Sa oled nii tubli. Oled tubli. Jääd kättele, võta tubli ala. Šukran, massalama, Omar. Massalama. Ei, kas sul on lapsik või? Kaleed on selle poisi niisugust üleval. Isa suht väga väike. See on vasakukäeline. Täiesti pooleks on nendega paremakäelised vasakukäelised. See on tema tapja sõrg ja see on nüüd tema eluallikas. Kui see võitluses ära kaob, siis süüakse ta teiste poolt kohe ära. Sellepärast, et sellega ta ainult pistab nagu kahvlina ampsikuid puhu. Sellega ta tapab. Tal on siin selle sõra otsas, näed, sellised küünised.
kummagi otsas on ikka hammas, näe. Ja kui ta nüüd vajutab, tal on meeletu jõud siin sees ja kohe on veri lahti kohe. Külglas nii pärast. Nii, 1, 2 ja nüüd ta tõstab silmad ka püsti, vaadake kohe. Vaat nüüd näed, silmad tõusid püsti. Näe. Ära karda seda, ta ei tule sulle karda. Ei sulle ei karda. Kui tubli. Ei pea ise väiksetesse. Mulle küll maitseb ja see on täitsa ju Ikka meeldib kapsas, pole siin midagi. Vaata, kui see on pidu, kui eestlase tuleb, siis on kohe pidu majas. Zo, okei. Mag helemaal gelet. Oh, wat een smell hier. Goed. Ja siis on niimoodi, et kui nüüd Fajes tõstab, sulle tõstab riisi ja tõstab kartuleid ja tõstab igasugust asju, siis sa vaatad, kui palju ta tõstab, et ta tõstab õige portsu. Ära järgi jätta, ei ole ilus jätta järgi. Küll on aga hästi ilus juurde küsida. Enda lusikaga pane salatit ja seal on siis tahina kastene. Seda pane sinna tahinat, pane siis riisi peale. Tahina on... Võtan lusika. Lusikaga, jah. Tahina on seesami seemne kaste. Meil on neljapäev täna ja siis täna õhtuks täna me tegime sellise puhkepäeva. Olime hommikusöögis, olime rannas, snorgeldasime. See meri, mille pärast me siia tulime, mina tulin, mulle lihtsalt meeldivad kalad ja mulle nagu see punane meri on ikka uskumatu koralliga. Et nii palju kalaliike, et selles mõttes muidugi. Oh my god, kuidas inimesed on, andke andeks, lollid. Inimesed on lollid. Siin hotellis on kõik, peale meie põhimõtteliselt on venelased, nüüd tulid juurde, aga korall on elus asi, ja siis on tehtud niisugused ujuvad sillad siin põhimõtteliselt, et sa saaksid minna üle selle koralli sinna vette ja vaadata seda koralli, nautida seda ilu, kõik asju. See on kaitse all, punane meri, siin kala... Väga jah, siin kala püüda ei tohi, aga ja siis seal on valvur kogu aeg, et sa ei läheks koralli peale, siis ta vilistab, aga ikkagi nad ei märka kõike, nad ei saa märgata kõik, Raivo, läbi tee, et nad ei saa märgata kõike ja siis need inimesed, kes tallavad selle koralli peal, lähevad sinna vette, sikutavad neid lahti, üritavad tõmmata, mis on nagu täiesti jabur. Üle tee me saimegi, et mis on nagu täiesti haige. No siis, kui see poiss märkab, siis tõesti vilistab, aga mis siis kasu on koralli nagu hävida? Ta ei näe ju, mida vee all tehakse. Jah, ehk siis nagu ta ei näe, mis vee all tehakse, aga see on nagu, nii kahju on, et inimkond on nagu siukene tropp lihtsalt, et ta nagu ei suuda nagu aru saada, et see on elus asi ja nagu lasta olla, nagu me saame, kui suur võlu on selles, et me saame seda vaadata, nagu see on nagu, ja siis ma tean, et on sellest nii palju räägitud, et see korall on nagu järjest nagu inimtegevusele surnud, nagu, et seal on ka näha see osa, mis on nagu, kus paadid rohkem sõidavad ja kus on nagu rohkem tallatud, et sealt poolt on nagu koralli tundnud vähem, kui on surnud korall ja see on need kohad, kus näiteks inimesed väga ei käi, ei saa, siis see korall on hoopis teistsugune, hoopis rohkem elus, et see on nukker, see osa on nagu nukker, ilmselgelt on hästi ilus, hästi vägev, et mulle nagu meeldib vaadata seda, aga vaadates selles ilus neid inimesi seal kõrval, siis hakkab nagu hästi kurb. Et siin läheb varsti juba nagu hästi pimedaks, et siin päike vajub hästi kiiresti, et ta on, ja siis tõuseb hästi kiiresti ja langeb hästi kiiresti ja siis on pime. Et nüüd ongi see, et me tegime lõunasöögi ära, käisime uuesti snorgeldamas. Raiule väga meeldib snorgeldada, see on nii äge. Et siis ongi see, et siis me tulime nüüd natukene, ostame kaasa suveniire ja sellist asju. Et seletavad siin kõrval. Aga ma räägin teile enne selle ära, et kuna Raju vanaisa elab siin, siis meil on niisugune suur privileeg, et me käisime eile päev läbi, mul on ilusti katteplaanid sellest, seal ma nüüd juttu ei teinud, aga me käisime eile Kõrbes, me käisime peduiinide juures, muidugi me vaatasime, kuidas päris tatlipalmid kasvavad selles hästi soolases keskkonnas, mõned tatlid Raju tooks lihtsalt puutsest alla, saime proovida süüa neid, nad ei ole see kultuurtattel, eks ta on tundnud väiksem, ja tal on selline
natuke teistsugune maitse, aga hästi magus ikkagi. Et hästi äge looduslik tattel siis. Ja siis me käisime vaatamas, me saime muidugi peduiinid, nemad elavadki kõrbes. Need on kõrbepeduiinid seal mere ääres. On teised peduiinid, kes elavad mägedes. Et see on nüüd siis see päris rahvas tegelikult, kes siin aladel kunagi on elanud aastatuhandeid. Mis tehti see turismipiirkond siin ja siis neid peduiine tõrjutakse nagu välja igale poole. Aga Andresel on seal peduiini sõbrad ja selline nagu tavaline inimene nagu nendega rääkimata jutul ei saa, on ju, ja see on niisugune teistmoodi kogemus, et niisugune asi, mis nagu võtab hästi palju mõtlema, et nad tegid meile süüa, et saime süüa seda päris kala, mis tuleb siit samast merest, sest ainukesed inimesed üldse, kes siit Punasest merest kala saavad püüda, muidu see on kõik kaitse all, on peduiinid, sest nemad on siis tuhandeid aastaid siin elanud ja nendel on see õigus siis see kala püüda endale toiduks, mitte müügiks, vaid endale toiduks, on ju. Et jõhker, nad elavad siukstes putkades põhimõtteliselt, on ju. See, kus me istusime, see on nagu elutuba, meile pakuti süüa, teed, kõik oma reeglid, muidugi see, et seal peavad olema pikad riided seljas, ei ole põlved valjad olla ja pikad püksid, on ju. Et see mõttes omad reeglid, aga see, kuidas nad elavad ja kuidas nad on sellega rahul, see on nagu täiesti next level nagu selles mõttes. Et siis nagu mõtled, kuidas meie inimesed vinguvad enda elu üle ja kuidas me oleme harjunud kasvama niimoodi, et meil on kogu vaja paremaid asju ja ühesõnaga, see paneb hästi palju mõtlema. Mul on hea meel, et me nägime seda, mul on hea meel, et Mirge nägi seda, sest ma olen tegelikult ise käinud siin kõrbes kunagi varem, aga sellest on juba 10 aastat möödas vähemalt, natuke rohkemgi, et tore oli meenutada see uuesti. Muidugi nägime kaamleid, kes kõrbes toimetavad ringi ja muidu see, et see kõrb oli natukene niisugune mõnes kohast niiske, on väga haruldane, sest 2 päeva sadas vihma kõrbes. Varem oli seal niimoodi, et iga 10 aasta tagant korra mingid sademed, aga viimased ajad on see kliimamuutus olnud, et võib juhtuda isegi, et igal aastal sajab korra, aga meie nägime selle põhimõtet, et me nägime seda päeva, kui sadas, et selle eemal, et niisugune huvitav aeg. Väga hea lõhnaga. Need põlevad 5 tundi. Üks viiruk või? Jah, üks viiruk 5 tundi. Kõik on nii lõhnaga. Mõtlen kõik. Kui sa ütleb mulle, mis see maksis? See on Mariole. Nutella. Mini Nutella. Siin on Moratella. Tegelikult võiks võtta ju. Võtame talle see. Vaata, sai lusikas ka kaasas. Ja lusikas on kaasas üle, vaata, pakis. 1 euro on 55 Egiptusnaela. No põhimõtteliselt 56. Odav. 102 euri või? Lebo. Genius. Ei seda keegi seda. Ma ei näita, mis on muidugi võtab ma äri idee ära. See värav siin ees, vaadake nüüd välja. See nüüd siin ees on kui Iisraeli armee ära läks, siis nad tegid koos egiptlastega siia üks rahuvärav. Ja siis ühelt poolt küljest vaadates on see stiliseeritud juudikeelne shalom ja siis teiselt poolt vaadates on ta siis stiliseeritud araabia tähed, on siis salem, mis on siis rahu. Me käisime just siin lahes nüüd siis snorgeldamas, kus on tükk maad nagu ujuda, see algus oli nagu jahe, aga seal sügavamas on soe ja siis see on võimas, siin on selline korall, siin käib vähe inimesi, siin on niisugune korall nagu olema peab ja siin on siis niimoodi, et kui korallriff läheb alla, siis seal on väidetavalt kohe, kui otsa alla läheb umbes 800 meetrit sügavust, aga seal lahel üldse on siis mingi 1700 meetrit sügavust ehk siis see kõhuõõnest tunned seda sügavust, kõhe hakkab, aga muidu on võimas, ilus, mega palju kala oli täna, mis on hea ja nüüd me siin kuivame ja läheme siis vaatama siia platvormi peale, see on tegelikult seal päris kaugel, ei ole siin nii lähedal midagi, et saame tükk maad jalutada siin kõrbe pinnasel, aga mis asja. See meri on siin võimas, ma mõtlengi, et see turismi juures, seal turismi hotellialadel on ka, seal on ka nunnu ja tore ja seal on kalatsõbralikud aga seal on inimene ikkagi see koralli nii jõhkralt hävitanud tegelikult, et selles mõttes on, siin näed seda, milline see meri olema peaks ja see on
siis ongi see kahe otsaga. Nii võimas, et me näeme seda siin, aga nii kahju, et seda mujal nagu niimoodi kuidagi väärkoheldakse ja hävitatakse. Merge ja Raju lobivad kive, sest kivid teevad siin metalli häält. Et Merge tahad visata meile see kivi maha korra või? Terve. Ja vaata seda. Ei ole. Selle on. See on päris kivi. Kuidas Merge sulle meeldis sügav vesi? Hirmus oli natukene. Natuke hirmus oli, aga väga lahe oli. Väga ilus korall, väga ilus. Aga natuke hirmus on. Mulle ei meeldi väga vesi niimoodi sügaval. Aga muidu oli tore. Aga lihtsalt see toruga on nii raske hingatus, hakkab paanitsema. Oli paanika sees või? Ei, no ikka pidi rahulikumalt hingama hakkama. Oli nii hirmus ju. Mõtlesin, kui võtta hirmu seda teen, äkki vaid tulevad, et kõik vaid tunnevad saakloom. Hoovustad ka. Ja siis ma ei saanud enam tagasi ujuda, siis Risto ei tõmba mind. Sest nii raske oli. Veri tõmbas endasse kogu aeg. Okei, tore oli. Ja, et julgus sai kokku. Muidu oleks täitsa ema. Ei olekski näinud päris asja, vaata. Kas me läksime nii palju, et me võib ka minna nii palju, et sinna. Läheme ikka palju, et muidu. See koht on siis seal, kust meie läksime vette. Ujusime siis sinnamaani ja siis seal on see sügavik, kus on tume. Et kogu see tume osa on siis selline, kus läheb siis 8 meetrit alla. Et enamus turistid tuuakse bussidega siis siia, ma vaatan, et siit on nagu vähem ujuda ja saad kohe siis sügavikku minna, aga seal on täiesti privaatne selles mõttes ja täiesti saab rohkem nautida tõesti minu arust. See korallriff on ikka mega ilus. Ja nüüd me ronisime siia üles mäkke. Natuke tuulin on, aga vaade on mega. Et me oleme selles kolmnurga tipus, et siin pool on meri ja siis seal pool on meri. Oh. Miks peaks turistibussidega kuskil minema, kui saab Andres Hansoga minna kuskile? Ta teab kõik salakohad ära. Jube hea. On küll, jube hea on jah. Et selles mõttes me oleme ühe korra elus käinud siis Sri Lankal ühe korra selle turistibussiga. No, aga selles mõttes see kogemus, mis on praegu, et sa nagu näidatakse eriti päris elu, päris peduiine, see nagu mingid kohad, mingid tutvused, privaatne, lihtsalt autoga siia, autoga sinna, kõik on lihtne, sa ei pea ootama kuskil keegi teise järgi, no, selles mõttes, ja muidugi ajalugu ja kõik see jutt sinna juurde veel, nii et ei tõesti ei kujutaks ennast ette nagu turismibussis siin praegu. Päris giidiga, Andres on ka päris giid, aga vaata siukse nagu kommertsgiidiga ma ei kujutaks ette asju teha. Kes viib sind sinna, kus nagu nii kõik teised giidid viivad. Mõttetu ju. Andres räägib ka teistmoodi asja. Isegi saime saad odavamalt vürtse ka osta kui teised turistid. Täna on meie, ma ei tea mitmes päev siin, aga ta on reede. Me tuleme tagasi esmaspäeval on meie lend siis, et esmaspäeval tuleme tagasi ja selline nädalajane seis, reis, puhkus võiks öelda selle kohta, et see on nüüd selline reaalselt puhkuse koht, et ma ei kujutaks ettegi, et lapsega minna sellisele puhkusele, kus me tavast käime ja hullult seiklemas, et see on natuke keerulisem, et praegu selline Sharm el Sheikh on nagu lapsega tundub päris mõistlik. Merge ja Raju lähevad selle ees. Aga natuke seiklemist teeme ikka. Et me käisime Kõrbes peduiinide juures on ju, ja siis seal rahvuspargis, nüüd me oleme teises rahvuspargis. Võimalikult palju käime meres snorgeldamas, sest jah, tõesti see meri on see, miks me siin oleme. Vales kohas oleme, jah? Kus sa läksid? Valesse kohta. Kõik augud on samasugused. Me ei tundsite. Raju, vaata, et see kukku sealt. Hakkasin ühe korra valesti ühe Raju ütles, siit peab jääma. See on ikka vale. Mooses.
sellega oli niimoodi, et kunagi elas ju juudi rahvas, elas ju Egiptuse deltaaladel oli ju vaaraud ajal oli korjarahvas, põllutöölised olid nad. Nad hakkasid siis väga vaatamata sellele, et neil oli raske jube elu, hakkasid ikkagi väga kiiresti paljunema ja Vaaro kartis juba niisugust demograafilist plahvatust, tema rahvas jääb väiksemaks kui juudi rahvas. Andis korralduse, et kõik poisid 0 kuni 10. eluaastani kõik tuleb ära tappa, et jääks mingi põlvkond vahele. Ja siis kõik tapeti ära, Vaaro sõjamehed tulid igasse majasse, torkasid toodadega läbi kõik. Ja üks ema pani oma lapse, pani korviga viirusesse ujuma, et äkitselt Jumal annab talle võimaluse. Ja need andiski, Vaaro tütar kõndis seal ringi, seal oma saatjaskonnaga Niiluse kaldal ja leidis siis selle korvi, keegi nägi seda korvi ja laskis välja õngitseda selles, et toodi see poiss välja. Kõik teadsid, et ta juudi poiss on, aga Vaaro tütar oli ikka nii kõva, et ta vaatamata isa käsule sai ta õiguse, et mina tahan selle poisi üles kasvatada. Ja kasvataski üles. Ja see Mooses, kui ta noor oli, siis ta oli niisugune suurt kasvu, niisugune äkilise loomuga mees oli olnud. Ja ühe korra ta kõndis seal jällegi oma saatjaskonnaga, sai väga hea hariduse sealt Vaaro käest ja tema koolkonnast. Ja kõndis seal põldude vahel ringi ja Vaaro sõdurid peksid mingisugust vanamest, kes ei suutnud ühte käruselt porisest välja lükata. Ja siis ta kargas hing, teise 2 Vaaro sõdurit tappist ära, see Mooses, vihahoos. Ja siis loomulikult ei olnud tal enam selle võimalik elada ja põgenes sealt siis minema. Ja siis ta põgenes ära mägedesse Siinai, siin samas, kus need Püha Katariina klooster praegu on. Ja hakkas lambakarjuseks. Ja korraga tuli sinna lambaid jootma tuli. Ja kui korraga selle lammaste jootmise kaevu taga oli mingisugune põõsas, läks see särinal põlema ja sealt tuli niisugune kume hääl, et kuule Mooses, et mina olen sinu jumal, mina olen sind välja valinud, sina pead juuda rahva ära tooma orjapõlvest sealt. Alguses ta jonnis punnis vastu, tei mis asja, mina olen lihtne karjus ja loll ka veel ja ühesõnaga ikkagi lõpuks tegi siis Jumal tal selgeks, et sul muud võimalust ei ole. Ja siis läks Mooses tagasi Vaaro juurde nõudma oma rahvast, aga tal oli siis juba Jumala kaitse peal. Ta julges tagasi minna. Vaaro saatis ta kukki ja läks, mis asja, kuidas mu orjarahva ära anna nüüd. Üks mingi hull tuleb ja küsib seda. Ja siis Vaaro saatis, kui tähendab, Jumal saatis Vaaro rahvale, siis igasugused hädasid, need on see Egiptuse nuhtlus, oled sa kuulnud sellist ütlemist, see on sellest piiblist tulnud. Küll olid haigused ja küll olid ikaldused ja küll tulid rohutürtsused, kõik kura maad puhtaks paljaks, eks ole. Ja, no igasugused 7, 8 või 10 tükki järjest saatis. Lõpuks Vaaro nägi, et ta rahvas sureb selle Jumala nuhtluste kätte ära, Egiptuse nuhtluste kätte ära. Ütles, võtta oma rahvas, mine vii minema. Ja kui ta hakkas minema, siis jõudis mere äärde. Siis tuli ju meri tal vastu. Ja siis Jumal aitas teda läbi merega, ütles koputa kepiga vastu maad, meri läks 2 laiali, kõik läksid sealt läbi. Aga samas Vaaro hakkas kahetsema oma otsust, et mis asja ta nüüd. Ja saatis oma sõjaväe järgi, et minge tapke need juudid kõik maha, selle rännaku peal olevad juudid. Ja siis nemad jõudsid üle, aga Vaaro sõjaväega oli parasjagu mere sees, kui siis meri kokku vaevus ja sai lukku üks. Et see reis läbi nende Siinai mägede ja kõrbete kestis 40 aastat. Ja see ei olnud üldsegi nii pikk distantsilt. Aga miks pärast Jumal tahtis talle kogu aeg, ta tuli igas raskus, oli vesi sai otsa, inimesed olid janusse suremas hullumad, jällegi lõid tema kepiga vastu kiviselt, hakkas vesi voolama, toit sai otsa, keset kõrbesid. Ja Jumal tahtis siis sellepärast, et sellesse sihtkohta ei jõuaks mitte ükski reisi alustanud inimene. Need olid niisugused laiskvorstid ja varganäod ja igasugused niisugused harilikud kehvad inimesed. Aga tõotatud maale pidid saama ainult puhastatud inimesed. Need, kes on kõik raskustes sündinud, raskustes üles kasvanud ja ei virise, ei ole omakasu püüdlikud ega midagi. Ja siis viimaks ta jõudis siis see Mooses oma saatjaskonnaga sinna platoole, ütles oma rahvale, et näed see siin all, see ongi teie maa, see Juuda maa, see oli Iisrael praegune. Ja ise ta sinna jalga ei jõudnud, suri ära seal platoo peal. Ise ta sinna ei saanud, aga oma rahva tõid ära. See on üks väga söögikoht, Abu Ali. Need on mitte üks vanaturu lähedal on ka üks. Adaba mäed, hakkab üles minema, seal on. Siin saad sa neid samasegi falafelitoitusid ja igasugust asju tellida. Osa on käisid siin täidetakse neid leibasid kiirelt. Ta teedki ka kätte, tellid siin ära, maksab 15 naela on üks
üks täidetud leib niisugune. Ma võtan 2 kotti, nii me võtame veel midagi. Võta neid, on jumalast mõistlik. Mul ei ole käsi. Anna ma see käsi maha võtta. Ma ütlesin kogemata liiga palju kotte, ma võtan Mis sa tahaksid veel saada? Võta nüüd viinaga veel. Väga maitsen. Ma ei ole neid praegu uue aasta omasid maitsenud, aga ma arvan, et on harilikult on need Egiptuse mandariinid on suurepäraselt head. Nendel on see magususe ja hapesuse vahekord on niivõrd mõnus minu suule. Võib-olla mõnele ei meeldi. Need on nagu päris mandariin ikkagi veel. Ja see on ja päikest. Pigem vahet. Täna nii. See on täpselt samad tassid, ei ole? Jah. Good price. Hey, good price. Good price. Tegelikult võiks paljuski seda teha. See on ühele inimesele väike teekene. Kene. Ja sügestest me viime ju. Tuleb. Suht sarnased tunduvad ja see on natuke ümaram. Väga nunnu. Väga nunnu. Ja need on need nüüd selle põletamiseks, mida me ostsime. Mõtlegi, see on juba need vaja kindlasti kätte juba tulla. Üks konto. Nüüd on see kuumpirukas või? Ma proovin. See on väga kuum, vaadata mahe küll. Vaadata küll asja. Seda ta võtab väljasta kätteks, siis seda tuli kuuma. Vaata küll lahe, et siuke... Alguses on ta niimoodi. Need rebitakse katki, kui topitakse või kõik katki kuskil. Number one. Mıstar murga. Number one. Ayva. Täna on juba laupäev ja eile me käisime siis hommikul käisime rahvuspargis seal siis snorgeldamas, vaatamas seda megakaunist riffi, kus olid korallid, kalad, see hästi sügav on ju see rahvuspark, see väga ilus, võimas, mägesid nägime, meile väga meeldis. Nii, siis plaan oli järgmine, et siis õhtul läksime vaatama siis kohaliku inimese nagu linnaossa, kus turisti eksib ära väga vähe, väga harva, aga Andres sinna vahel või sinna soovi korral viib täiesti vahele siia siin muru peal. Siin muru peal on linavestrikud, kes meil siis on suvel on ju. Praegu tundub, et nad on siin. Võib-olla nad on kogu aeg siin, ma ei tea, aga võib-olla nad rändavad siia. Võiks uurida. Aga linavestrik, meie jaoks suvine lind, kevade kuulutaja. Et ühesõnaga käisime eile õhtul Andresega seal kohaliku inimese linnaosas justkui, kuhu turisti satub väga-väga harva ja siis räägime sellest, et seal on nagu kõikidel asjadel hästi palju soodsam hind, ta ei ole turismile nagu suunitletud. Muidugi natuke peab kindlasti, kui sinna minna, olema ettevaatlik vaadatud, kes mis hinnaga mida müüb, on ju, aga nad on hästi sõbralikud, hästi toredad, kõik tahavad olla nagu selles mõttes kaamera ees ka, et ei ole see, et nad tahavad ennast peita, mis oli hästi tore. Käisime kohalikes poodides, vaatasime kaupa, mida nad ise justkui seal ostavad ja söövad, kohalikud söögikohad ja hästi äge vaata, niisugune ehedus, see ehedus on nii äge. Me jõime suhkruroomahla, mis pressitakse lihtsalt suhkruroopulgast ja mina olen seda ühe korra varem kojunud, siis ma jõin seda täiesti puhtalt, lihtsalt otse pressitud. Seekord lasi Andres sinna sisse pigistada laimi või sidrunimahla, mis tegi ta nagu selles mõttes kuidagi joodavamaks. Eelmine ta on hästi magus ja siis, kui juua terve see topsiku täis lihtsa mahla, siis ta on niisugune, lõpus läheb läägeks. Aga see sidrun tegi ta nagu niisuguseks mõnusamaks, et sa saad seda nagu rohkem juua. Mega energiaallikas ja täiesti looduslik. Et seda nad teevad siin küll ja veel. Ostsime muidugi kaasa seal ka mingeid asju. Kõige suurem asi muidugi on puuviljad meie jaoks.
kui me Sri Lankal käisime ka, siis me sõime ka hästi palju puuvilju, et noh, see, mis on päikese käes ikkagi valminud, kasvanud, see on ikkagi midagi täiesti muud. Ja siin on praegu mangoaeg, ostame iga kord, me ostame 2 suurt mangot päevas, mis on nagu päris korralik kogus ja siis me ostame kõvad tatlid, mis on värsked tatlid, krõmps, hästi magus ja mõnus ägedade tekstuuriga, et ma ei ole kunagi selliseid tatleid söönud tegelikult. Ja maasikaid oleme ostnud korduvalt ja viinamarju ka, aga need ei kasva siin siis Sharm el Sheikhi alal kuskil, sest siin on ümberringi puhas kõrb, et need tulevad Niiluse delta poolt, siis kõik transporditakse sisse sealt, mis seal kasvab, aga noh, kohalik nii või naa, et hullult mõnus, et nii kaua, kui me vähegi siin oleme, me sööme võimalikult palju siis värsket kraami, siis tõesti Mirge just vaatas, et Eestis on detsembrikuu jooksul paistnud päikest 1 tund ainult. Siin on selles mõttes kogu aeg päike, praegu on esimesed pilved, mille taha me saame korraks peituda. Ja seda ma näitan ka, kaamerast kindlasti on väga halvasti näha, sest ma ei saa lähedal neile, aga vaenukägu on siin põhimõtteliselt nagu meil on varblane. Vaenukägu on igal pool, toimetab ringi, suhteliselt julged, inimestega harjunud, igal muruplatsil nad kuskil on, hästi ilusind, mulle nagu meeldib täiega. Ma olen neid vaadanud siin iga päev niimoodi, et ja siis on veisehaigur, on need valged haigurud, väikesed, kes siin ka muru peal igal pool toimetavad. Ja muidugi mustvares, et seda on ka igal pool. Aga üldiselt sükest kõrbes ümberringi on ainult kaamlidega siin ja kõrberebased mõned üksikud, aga sükest nagu wildlife'i nagu selles mõttes väga rohkem ei ole, kõik, mis on inimtekkeline ja mis siin ümber siis tekib. Käisime ka ühes kirikus, mis on täiesti tegelikult uus kirik, et ei ole üldse nagu vana ehitis, vaid suhteliselt uus ehitus. Keldrikorrusel on vana osa, aga üldiselt uus ehitis ja seal oli just olnud mingisugune, ei tea, kas mingi püha või mis iganes, mingi üritus oli olnud. See tähendas seda, et hästi palju lapsi asju jooksis seal nagu kiriku alal ringi, kogukond on hästi tugev ja hoiavad hästi palju kokku, et see usk on siin ikka tugev ja võimas, aga see kirik oli seest ka väga vinge, väga ilus, et need maalid ja asjad, et võimas, et on vaatamist küll, kui on tahtmist vaadata. Et selles mõttes on huvitav koht, see on võimalik puhata täiesti niimoodi, et sa oledki ainult hotelli alal välja, mitte kuskil lähe, aga samas, kui sa tahad välja minna, siis on ka võimalusi minna välja ja kõik on tegelikult suhteliselt lähedal. Ei ole niimoodi, et sa sõidad ühe päeva ühte kohta, siis tuled nagu teine päevast tagasi, kui just Kairosse ei lähe. Aga siin ümber on ka nagu tegevust niimoodi, et sa saad minna hommikupoolikul teha ühte asja ja õhtupoolikul teha teist asja. Et saab toimetada ring küll, vägev. Et eriti kui on inimesed, kes nagu teavad, mida nad teile näitavad, et see on lahe. Praegu me läheme siis, kuna meil on viimased päevad siin, praegu me jalutame siis hommikul lõime rannas, nüüd läheme siis kuskile linnaossa, ma täpselt ei tea kuhu, aga me läheme kuskile ostma asju natuke kaasa, puhtalt meie neid teistele kingitusi, nii et meil on neid, kes meie maja hoiavad ja selles mõttes, keda me tahame meeles pidada, kuna siin kaup on mega odav. Mirge teeb kõva tantsu selle ees kogu aeg, et kaup on siin tegelikult meie jaoks ju mega odav, et siis ongi hea nagu kingitusi kaasosta ka, et ei pea nagu väga mõtlema selle peale, et mida me saame kaasosta ja kui palju me saame osta. Kui palju tähendab ainult selles mõttes, et meil on kohvrid, meil on 3 kohvrit, igasse kohvrisse 23 kilo võib panna, aga kuna meil on hästi vähe asju kaasas, minul on tõenäoliselt kõige rohkem asju, selles mul on mingid akupangad ja kaamerad, aga üldiselt meil on väga vähe asju, nii et minust rajukohver kaalus 5 kilo ainult, Mirgel sama palju ja minul olid siis läpakad ja need asjad olid minu kohvris, et minul oli mingi 7, aga me jätsime väga palju asju teeme ka siia kingituseks, ehk see 7 kilost ma arvan ka, et oli mingi 4 kilo oli juba kingitused, ehk siis meil on omajagu võimalik kaasa siit vedada, neid asju, mis tohib vedada, kõik asju ei tohi. Mul on nii hea meel, et Ristole ja Rajule meeldib väga snorgelda niimoodi, et neid ei saa sealt veest enam välja. See tore, saab vee alla näha, ilus on, aga minu meelest see pole mõnus. See on liiga ebaloomulik asi, ma pean läbi toru hingama vee all. Mask surub nina kinni. Ei ole väga mõnus. Aga õnneks vesi on niivõrd hea, et see hoiab vee peal. Et ei pea väga palju ujuma. Aga see ei ole mingi siuke asi, nagu, et ma olen nagu issand, kui tore. Mulle nagu hullult meeldib see, mis vee all näha on, aga lihtsalt see ei ole nagu siuke asi, mis nagu
ma ei tea, ei tekita seda, et tahaks nagu päevi vees olla või nagu päev läbi vees olla. Muidu on tore, ilus on, kohutavalt ilus on. Tohutult tore. Kalad on väga toredad, meil on omad. Kohe saad aru, et loomaanikud. Kõik loomad on meie ümber. Kõik kalad on meie ümber. Aga muidu on tore. Fix price, good price. Lämvad või? Natuke on nagu, jah, see päikseenergia on nüüd kehas ja ma arvan, et see laadis selle patarei täis. Ma loodan, et see natuke aega nüüd püsib. Me läheme koju mingi täie rauaga, kulutame kõik ära kindlasti. Ja. Ei, tegelikult on hea korra nagu tühjaks lasta ja siis uuesti, ma ei tea, alustada nii-öelda. Hommik on jälle käes, kell on praegu mingi 7:30 umbes sinna kanti. Õige juba on piisavalt kõrgel, meie suundume täna varakult kohe randa, sest täna on meie viimane päev siin. Eile oli, siin on vaata meie see basseinid ja torud, kõik vägev. Et eile oli siuke päev, kus oli tuuline, et siis rannas ei lastud snorgelda ega midagi, et siis meie olime siin basseini ääres ja lasime torudest alla. Et üldiselt see ikkagi on rohkem mõeldud lastele, noh, selles mõttes kõigile tõenäoliselt, kes tahab seda alla lasta, aga Raju sai lasta igalt poolt alla korduvalt, kuna ma suure suuga lubasin, et ma siis lasin ka. Mirge lasi ka lõpuks ühest, seal kus on see, oli mingi kummirangaga sai sõita. Aga üldiselt ma ei olegi vist kunagi sõitnud ükstest kõrgetest torudest. Päris õudne, ma ütlen ausalt, et päris õudne, et siin on vesi basseinis natukene jahe, aga kui sul nooks sees ja tuled sealt, siis nagu adrenaliin on ikkagi nii kõrge, et sa ever ei suuda tunda seda, mis temperatuuriga on vesi. Ehk siis minu jaoks jälle niisugune põnev kogemus, et ma ei ole väga torudest laski olnud kunagi. Meil polnud ka kunagi võimalus, kui me väiksemad olime. Et noh, põnev. Ühesõnaga, eile oli niisugune basseini ääres päev, jäisime natukene ostmas asju kaasa hästi suures osas siis. Minu jaoks paneb kohe maitseaineid, ma ostsin maitseaineid, see on hästi odavad, et me ostsime poole kilo ja kilo kaupa maitseaineid lihtsalt, sellepärast, et siin on nad väga head ja muidugi hind on väga väike, et kui ma üldse peale kilo mingit maitseaineid kesketele, siin oli niisugune 3 eurot on umbes sinna kanti, aga see kilo on ikka päris suur kogus. Kaaluvad lihtsalt kühvlitega, vehivad neid, ja mingid teesegusid asju ostsime ka. Teised häid asju kaasa, kuna kohvrites on meil ruumi nii palju, et meil tavas, kui me Mirgega üldse käime kahekesi, siis meil on tavaliselt ainult seljakott kaasas, et meil ei olegi nagu seda pagast, aga kuna siia saab osta ainult niisuguse paketiga, kus on pagast ka justkui 23 kilo kohver pluss käsipagas 8 kilo, siis meil on 3 inimest, 3 kohvrit ja meil endal nagu asju väga pole, siis me saamegi osta maitseaineid asju kaasa, mis on üliäge tegelikult, kuna nad ongi odavad ja head. Nüüd me lähme siis randa, meie tuba on seal üleval taga kõrgel ja siis me lähme nüüd siis läbi selle hotellijoone siit 2 korrust alla poole ja siis ongi rand. Ei, seal on enne veel basseinid ja sealt lavad ja siis on rand. Ehk siis hotellil on oma rand. Et on niisugune osa, kus saab madalas vees olla ja siis seal niisuguse ujuva silla pealt saab minna kaugemale, kus on siis kohe kõvasti sügavam ja on snorgeldamise koht, et saad vaadata neid koralle. Hommikul, ma ei ole hommikul inimene, mul juba raskelt liigub jutt. Üks asi minu arust, mis on selline keeruline niisuguse puhkusega, kus sa tuledki, võtad selle paketi, just kui on kõik hinnas pakett, sul on hommikusöök, sul on lõunasöök, sul on õhtusöök, siis meil on siin 3 snäkipaari, kus sa saad nagu võtta mulle vahepeal snäkke, alkohol on hinna sees, mis nagu ei kuidagi meid ei kõneta, aga noh, kellele kõnetab, siis on nagu vägev, ja teed, kohvi kogu aeg, mingid mahlalaadseid asju ja vett ja noh, muid asju ka, et niisugune ülesöömisoht on kogu aeg, et see hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, meil nad muutuvad hotellis kogu aeg, et ei ole sama toit, et ta nagu muutub reaalselt ja üle 3 päeva on niisugune fancy õhtusöök veel eraldi, siis ongi niisugune case nagu, et sa reaalselt tahaks ju proovida. Me ei võta palju ja meil on nagu see, et me ei ole nõus kuidagi sinna taldriku peal nagu alles jätma see toitu, et mul üldse ei meeldi see toidu raiskama, kui inimesed kuhjavad kokku endale megalt mingid värki sinna taldriku peale, siis võtavad ühe ampsu ja siis nagu ülejäänud saadavad nagu minema, suht häbi. Ja inimkond on selline, midagi teha ja meie ei ole sellega nõustega, siis võtame igalt poolt hästi ette natukene, et saaks kõike proovida,
aga ikkagi, kuna seda värki, mida proovida, on nagu nii palju, siis lihtsalt niisugune ülesaamuse õhtul need köhti jõuavad nagu tühjaks minna nende söögikordade vahepeal. Et me oleme tegelikult isegi jätnud näiteks ühe lõuna jätsime vahele täiesti või isegi 2, et lihtsalt niisugune, et natuke oleks nagu inimlikum olla, sest siin on ju, müüakse igal pool veel neid puuvilju asju ka, mis on nagu mega head, maitsvad ja odavad, et siis me oleme nagu jätnud mõne lõuna näiteks ära ja ostnud lihtsalt söönud mangot, sest mango hooaeg on praegu uskumatult head. Et siis niisugune meie rand on siit, et lähme siit alla. Praegu käib ehitustöö ka. Ja siin vaadasid igal pool ikka kogu aeg käib ehitustööd ka, kuna siin inimesi on ju kogu aeg, siis millal sa ikka sa mujal teed, et nende jaoks on ikkagi praegu jahe aeg. Et ma vaatasin, et egiplased enamus ikkagi on jopedega tihti peale. Nende jaoks on jahe aeg ja siis meie põhjamaalased ujume ja päevitame ja oleme rõõmsad selle sooja üle, mis siin on. Aga rand on, ma mõtlengi, et see, et hotellil on oma rand, see on nagu päris suur väärtus tegelikult, et ei pea nagu kuskilt taga otsima seda. Ja täiesti okei, viisakas on. Praegu mere peal on näha, kuidas sukeldumislaevad lähevad hommikuti. Need läheb megalt neid sukeldumislaevasid. Et sukeldumine on siin väga suur teema. Saad võtta ka siin meie rannas, minna tehakse väike koolitus. Siinsamas tagapool tehakse väike koolitus ja siis nad lähevadki siit samast ujuva selle silla pealt lähevad siis vette. No seal on ikka päris sügav, et ma arvan, et seal on mingi 50 meetrit küll tegelikult, et läheb kohe sügavaks. Et niisugune mõnus, tegelikult jagub tegevust ka, kus keegi vähegi tahab. Aga meil on viimane päev, nüüd me naudime seda päikest nii palju kui veel saab. Ja siis õhtul läheb meie lend kell 9 ja homme hommikuks oleme tegelikult juba kodus, et me saame esimese praami peale tõenäoliselt ja siis on jälle sopane ja lumine. Meie istume nüüd siis meie hotellis siin 3 korrust allpool niisugune hängimise nurk on, et eile õhtul me avastasime, et siin on niisugune, et me lähme siit läbi randa, on ju, ja siin saab tegelikult teed juua, niisugune on vaibad maas, pehmed, padjad asjad. Me siis istume siin ja ootame, et me oleme nüüd oma viimase päeva veetnud päikese käes hästi palju ja käisime lõunal, sõime kõhud täis, venitasime lõunaga päris pikalt, 2:30 põhimõtteliselt ja natuke pakkisime endale õhtusöögiks ka lennujaama asju kaasa. Niisugune hea säästuvariant. Ja nüüd ootame siis sõitu ja meie hakkame siis minema siit alles tegelikult mille me läheme? 6, jah. 6 hakkame siit minema ja siis lennujaama ja siis öösel lendame ja 3 oleme siis Tallinnas. Et niisugune ooteaeg natukene. Mõtlesime, et tegelikult saaks võtta päikestada kõvasti, aga lihtsalt hommikupäike oli päris tummine, et niisugune väsinud on sellest päiksest olla juba. Et nüüd on siis järelikult natukene aega nutiminutid ja siis lähme teeme väikse tee veel ja ongi läbi meie puhkus. Ma tahan väga koju minna. Väga tahan koju minna. Vässi on olla täna. Pea valutab päikesest. Liiga palju päikest suudavad koopast välja. Aga sa ilmad hakkasid ära harjuma, on ju? Ja nüüd lähed sinna, ma arvan. Potpime. Mul on jälle prille vaja. Ma ei näe jälle saati peagi. Ei, tore. Hea väike pit stop siin soojas. Jah. Sellele koju. Siis saab koju, jah. Päike ongi jah niisugune asi, millega peab algusest tuled nagu sealt pimedalt maalt, siis nagu siin 3 päeva lihtsalt ei saa silmi lahti, sest päike on nii here, aga nüüd on nagu justkui silmad ära harjunud ja nüüd on kehaga löögastunud korraks. Viimast 2 päeva hakkas nagu tekkima see tunne, et enam ei pea rapsima kogu aeg ja siis nüüd lähme ära uuesti pimedasse. Eesti tundub hästi pime tavaliselt siis, kui minna soojalt maalt koju tagasi. Aga sellest ei ole midagi, nii et me ootame väga oma kodu sellepärast, et meil on seal armsad nunnud tegelased kõik, et see on hästi raske ära olla kogu aeg, et nad on kõik sellised kuidagi väga kalliks saavad kõik loomad meile ja siis on niisugune kogu aeg mõtled nende peale niikuinii ja siis ongi see koduootus tuleb nagu päris kiiresti peale. Väga kiiresti. Väga kiiresti tuleb. Väga kiiresti tuleb koduigatsust. Esimesel päeval juba. Juba raske ära minna, on ju. Jah, just nii kui jõudsime, meil oli juba kurb. Jah, kus ugu on. Ja iga päev ikka näed oma loomist, see on imelik, ma arvan. Teised ei saa võib-olla sellest niimoodi aru. Aga tegelikult on väga hea on see, et me oleme ikka laheda kodu endale ehitanud, kus on nagu eemal olles väga kurb olla.
Jah. et ei saa nagu kogu kodu kaasa võtta. Jah. Et see on ikka ka tase omaette, mida endale luua, et niivõrd kahju on kodust ära minna ja nii suur rõõm on tagasi minna. Et võib-olla mingi 5 aastat tagasi oleks nagu rõõmsamalt me ei pakiks või koju, pakiks järgmise riigi. Ja. Ühesõnaga, siuke meie reis lennu oma silmida ei tohi siinpool ilmselgelt ja siis proovime lennuki peale saada ka oma asjadega. Me ei tea, kui palju meie kohvrid kaaluvad, sest me ostsime hästi palju maitseaineid ja kõik asju kaasa. Mõned siuksed asjad on ka, mida ei tohi kaasa võtta. Me oleme juurenud hommikul läbi, kas ma jaksan 23 kilo ühe käo, sest asjade või ei jaksa. Jah, meil on kaasas mangosid, kuna mangohooaeg on ja mangosid tegelikult ei tohi vedada vist, aga kõigil on ainult üks seal kohvris. Kõigil on ainult üks. Kõigil on ainult üks. Natukene. No tead, me mõtlesime Liili peal, Liili tahab ka head mangot proovida, et meil on loomad ju tõesti tropid. Nagu, mõtlen uuesti, täiesti soitud viivad oma loomadele mingid puuvilju kaugelt maalt. Jaa, aga mõtle. Sa ei viiks see? Ikka võid lastele. Ikka võid lastele maiustusi. Jah. Ühesõnaga, olge tublid. Näeme järg video ja Vilja, tahad tšau öelda? Tšau.